Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile nüüd, kuidas siis Notebook LM-is kasutada vestlusakent. Et kui ma olen lisanud endale siia sobivad allikad, siis vestluse keskmine osa on nüüd see, kus ma saan vestelda nende allikate põhjal ja vastust otsitaksegi nendest allikatest. Nii et kui ma tahaksin näiteks teada, et millest siin üldse juttu on, siis näiteks tee 5 lausega kokkuvõtte teemast. Nii. Ja see nagu töötab nagu üldse üks mingi vestlusjutu robotiga. Et ainus erinevus ongi see, et tema vestleb nende allikate piires, mida mina olen lisanud, tema ei käi internetist otsimas. Ja nüüd, kui ta siis mulle vastab sulle siin, et milles see siis on, siis igal pool ma saan minna siis vaatama, et mis allikale ta siis viitab, et näiteks, et kui ta siis räägib siin, et et mingisugust aastaarvust, siis ma võin klõpsata selle peal ja ta viib mu täpselt allikas siis selle koha peale, kus ta siis nagu vastas. Nii et ma saan sellisel viisil siis vestelda. Kui ma nüüd tahaksin selle vestluse puhul nüüd seda nagu säilitada, et ütleme, et ma lähen nüüd korra siit märkmikust välja, lähen uuesti, näiteks ma näitan teile, lähen uuesti selle notebooki peale, võtan uuesti selle viimase märkmiku lahti, siis tegelikult need vestlused ei säili. Nii et kui ma tahan säilitada, ma kirjutan talle uuesti, et millal asutati kool, paneme teise küsimuse. Ja kui ma saan siit mingisuguse sellise asjaliku vastuse, mida ma tahan pärast kasutada, siis mul on selleks säilitamiseks nagu 2 võimalust. Nii, näete, nüüd ta annab mulle kohe millal, saan siit samuti vaadata neid siis allikaid, et kus see siis on, kus ta siis selle leidis, ma saan kõik selle üle kontrollida täpselt ja ma saan teha siis niimoodi, et ma võin siit võtta kopeeri ja siis see tekst kopeeriti, ma panen ta näiteks Google Drive'i või kuhugi esitlusse, kus mul on vaja, või siis salvesta märkmesse. Et kui ma klõpsan selle peale, siis siia paremale poole genereeritakse mulle siis selline väike märge, kus see siis vestlus salvestatakse. Ja selle vestluse puhul on veel tegelikult niimoodi, et ma saan siin ka otsustada, kas see vastus oli minu meelest hea või minu meelest halb. Ma saan otsustada, millise allika põhjal ma vestlen, et näiteks ma vestlen ainult selle ajatelje põhjal. Ja siis on siin, kui ma tahan nagu siis alustada jälle puhtalt lehelt, klõpsan siit värskenda, siis kustutatakse mul see eelmine vestlus ära, seega natuke alati kiirendab seda vestlust, nii et kui vestlus on läinud pikaks, siis värskendage ja nüüd näiteks, aga kui ma küsin näiteks sellise küsimuse, kes on Ingrid Maadvere, vaatame, mis ta vastab. Seda nüüd selles allikas ei tohiks olla, siis näete, ta vastab, et ei ole võimalik vastata. Nii et ta ütleb ka ausalt, kui seda ei ole. Mis siin vestluse juures veel on, siin saab seda märkmikuga seadistada. Et ma saan valida näiteks, et kuidas ta minuga vestleb. Kui ma tahan selle materjali puhul õppida, siis ma võin panna, et ole minu õpijuhendaja. Ja ma võin näiteks, kui ma ei taha väga pikalt lugeda, ma võin öelda, et vasta alati lühemalt. Et ma panen siis, et ta on nüüd minu õpetaja ja vajutan salvesta. Ja no vot, alustage õpijuhendaja kasutamist. Ja mis nüüd siis saab? Nüüd on siis niimoodi, et näed, nüüd ta siis küsib, kuidas hindad oma praegust taset ja mis on eesmärk. Ma kirjutan, et tahan aastaarvud selgeks saada. Nii, et ta kõigepealt küsib, mida ma siis tahan ja siis hakkab siis minuga nagu minuga siis vestlema, eks ole, et mis on see eesmärk, mina vastan ja tema siis tegutseb, nii et nüüd ta on nagu õpetaja. Ja siis ma saan tegelikult ka siin panna selle kohandatud sildi, see tähendab, et ma ütlen talle, et milline peaks see olema, et mina ise ütlen, näete, siin on, et vasta doktorandi tasemel, ma tahan alati keeruliselt või teeskle, et oled rollimängu juht või aita mul eesolevaks juhatuse koosolekuks valmistuda. Nii et ma saan talle ise ka anda tegelikult selle rolli, kes ta on. Minu pärast, et räägi minuga nagu sõber või et te võite siia ise selle kirjutada ja siis te kohandate selle ära. Nii et see selline vestlushaken siin võimaldab siis nende materjalide põhjal, mis siin vasakul on, juttu ajada, õppida, kokkuvõtteid teha, võib-olla isegi tõlkida ja kõike muud toredat. Nii et proovige.